Kas teate, mis on ühist pesapallikurikal ja ülimalt tõhusal puhastuskemikaalil nimega GBL? Neid mõlemaid kiputakse Eestis kasutama mitte selleks, milleks on loodud. Ja ehkki mõlemad on ametlikult lubatud, huvitab politseid väga, mida te nendega tegelikult teete. Tõsi, pesapallikurika omamine iseenesest automaatselt kohtupinki ehk ei saada. Aga kui te GBL-i kohta midagi seletada ei oska, siis võite saada päris pika vanglakaristuse. Täistund uurib seda peaaegu lõhnatud ja maitsetut keelijat ainet, mis on ühtaegu lubatud ja rangelt keelatud. Kas teate, mis asi on GBL? See on aine, mille pikk nimi kõlab kui teatrikooli keeleharjutus. Gammabutyrolaktoon. Aga mida keerulise nimega aine suudab, seda aitab selgitada vana keemik, Postimehe teadusuudiste toimetaja Marek Strandberg. GBL on see ühend. See siin? Jah, gammabutyrolaktoon. See on selline, ütleme, väga püsiv, kõrgel temperatuurile kuumutatav, väga hea lahusti, segune vee, alkoholiga erinevates vahekordades ja ta on tõesti väga hea pesemisvahend, ütleme, tehnilises maailmas. Ja just seetõttu leidub GBL-i kõikvõimalikes puhastuskemikaalides, millel nimeks näiteks Magic Cleaner või miskit muud maagilist. Kui GBL-i kasutada selleks, milleks on ette nähtud, ehk autorehvide ja velgide puhastamiseks, siis ta on äärmiselt tõhus puhastusvahend. Aga kui ettevõtlik mees Maik Suhkur mõni aasta tagasi 200 liitrit seda tõhusat puhastusainet Eestisse tellis, võeti ta kinni, saadeti kohtu ette ning pandi 8,5 aastaks vangi. Milles asi? Tema puhul oligi 2 asjaolu, et esiteks väga suur kogus seda GBL-i, millest saanuks joobega ligikaudu 200 000 inimest ja teiseks ta oli varasemalt juba korduvalt taoliste ainete ehk siis GBL-i ja GHB käitlemise eest kohtupinki sattunud ja varasemalt karistused ei olnud mõjusad. Ja ta pakkus seda ainet müügiks, et see ei olnud ainult oma tarbeks, vaid ta plaanis seda turustada. Maik Suhkur oli narkoärimees ja lugupeetud puhastusaine GBL oli tema maailmas algmaterjaliks, mida seebikiviga töödeldes on aastakümneid kasutatud tuntud narkootikumi GHB tootmisel. GHB-d tuntakse narkoseltskondades korgijoogina, sest selle tarvitamisel pruugitakse kas poole või terve limonaadipudeli korgi suuruseid doose. GHB narkoomadusi tunneb väga hästi kunagine lootustandev maadleja Arvi Raid. Ma tahtsingi saada elukutseliseks sportlaseks. Ja siis juhtus hoopis see? No siin on 27-aastane noormees, kes on enda elus kaotanud kõik peale enda nii-öelda pulsi. Olin siis kodutu, mu lähedased ei tahtnud must midagi teada, sõbrad ei tahtnud midagi teada, võlad suured, pettumused, valu. Ja GBL ja GHB olid selleks ajaks juba vanad tuttavad ja igapäevased sellised ained, mida võtta. Ja, et selleks ajaks ma olin juba 3 aastat GHB tarvitanud. Seda, et kangest puhastusainest välja sünteesitud GHB on Eesti narkosõltlaste menüüs juba üsna vana tegija, teab rääkida Eesti psühhotroopsete ainete sõltlaste ühingu Lunest kogemusnõustaja Martin Willems. See oli mingi 95 aasta pakun või midagi sellisteks, siis ta hakkas vaikselt populaarsust koguma. Willems on pehmelt öeldes keeruka elulooga tegelane, kel on aegade jooksul olnud isiklik lähem suhe ka kõikvõimalike mõnuainetega. Huvi erinevate taju laiendavate ainete vastu on mul olnud juba ammusest ajast. Ma olen ise selles maailmas nagu sees olnud päris pikalt, eks. 90-ndate juba päris algusest, ütleme niimoodi. Tänaseks on elus kannapöörde teinud mees pikamaa autojuht. Selle intervjuugi annab ta kusagil Euroopa teedel seigeldes. Omaaegset GHB võidukäiku kirjeldab ta aga järgmiselt. Ta annab joobe tunde, mis on võrdlemisi sarnane võrreldav alkoholijoobega. Sellepärast ma juba alguses ütlesin, et sellest saab Eesti rahvusjooks, sellepärast, et teatavasti on sellised alkoholi lemmemised. Ja kunagine lootustandev maadleja Arvi Raid oli üks neist alkoholilembestest eestlastest, kes kohe esimese lonksuga GHB konksu otsa jäi.
et oli üks aprillikuu päev, me olime sõpradega minemas grillima, sumi oli sulanud, päike paistis, selline chill ja ma mäletan nii hästi, kui ma siis esimese selle korgi endale sisse võtsin ja ma sain siis ka kohe sellise tunde, et see on asi, mida ma tahan elu lõpuni teha. Aga mis ta tegi? Mis ta tegi? Ta tegi selline lõdvestunud tunne tuli, päike paistis, otseses mõttes elu peal paistis ka päike, kõik reaalne maailm, kus olid võlad, igasugused muud jamad, kõik jäid selja taha ja meri oli nii-öelda põlvili ja olidki, asjad olid hästi. Seksuaalisu tõuseb täiega, mõtled, et oled pornokunn valmis, oled valmis, kõik on haisi sebima, julgus tuleb kõva, et sa oled valmis kõiki asju tegema. Martin Willems teab nimetada teisigi GHB omapäraseid nii-öelda voorusi. GHB-l on alkoholi ees mitmeid eeliseid, kuna ta on kehaomane, ehk siis inimesel on kogu aeg teatud hulk seda veres olemas. Tema lagunemisproduktideks on süsihappegaas ja vesi, ehk siis ta ei tekita mürgiseid jääkprodukte nagu alkohol, mille nii-öelda pohmakat me teame kõikeks. Ja lisaks on GHB kehas raskesti tabatav. Need korgijoodikud, kes on isegi suhteliselt ebaadekvaatses seisus politseile vahele jäänud roolis näiteks, kui nad suudavad seda aega venitada, siis paari tunni pärast tegelikult neilt enam mingeid nagu farmakoloogilisi tarvitamistunnuseid ei leita enam. Kui ma elasin Soomes, siis Soome politsei ei saanud üldse aru alguses, millega nagu tegu on, et sa võisidki seda tarvitada, politsei pani su puhuma, mitte midagi ei näidanud, tegid sulle narkotesti, mitte midagi ei näidanud, aga ise olid sassis nagu ma ei tea, mis asi. Just seepärast väga paljud GHB laksu all autorooli ronivadki. Aga ärge te nüüd arvake, et tegu on justkui pohmellivaba vahuveiniga, mis teeb su julgeks ja uljaks seksikunniks ja kellega midagi ei juhtugi. Tegelikult on GHB väga hull kraam. Ta lõdvestab su lihased ära ja sa lihtsalt kused ennast täis. Täiesti suvalises olukorras kused ennast täis. Täpselt. Ja seal tekib see ebaadekvaatsuse, kus nagu inimene veel ei maga, aga otseselt nagu enam ei tea, mis temaga toimub edasi. Ehk siis see nii-öelda määgimise sündroom, et kui keegi nagu hakkab nagu riidest suvalisest kohast seljast rebima või siis kõvasti karjuma või mingid muid sellised tegema, ja see tavaliselt nagu nii-öelda tarvitaja seas nimetatakse seda määgimiseks, eks. Väga sageli jõuab korgijoodik enne nii-öelda määgimist hoopis rooli ronida ning seal või kus iganes suvalises kohas tabab korgijoodikut täielik knockout ja ta kukub kokku. Ise on olnud autorollis jäänud nokki. See on üsna tavaline. Täitsa tavaline. Sõidad liikluses ja hakkab nokkima. Ja mingil hetkel nokkima ja siis oledki keset ristmikku seal ja magad nagu vanamees ja üks käsi ei sega. Täpselt. Aga samuti on ka võrdlemisi laialt teada asjaolu, et seda võidakse ära kasutada ka nii-öelda uimastina ööklubides. Ehk selle vägistamis uimastina üsna levinud. Just. On selge, et selline ohtlik kraam nagu GHB lendas otseteed keelatud ainete nimekirja. Ent tugev puhastusaine GBL, see GHB valmistamise algaine, jäi legaalsele turule. Sest raskesti puhastatavad pinnad, näiteks grafititäis majaseinad või pigist määrdunud autode väljad on ju vaja puhtaks saada. Aga leidub piisavalt selliseid inimesi, kes panevad seda sama GBL-i, seda puhastusvahendid, näiteks spraidi sisse, panevad see sisse väikse sortsoka ja joovad seda, et saada kaif. Kui sul on võimalus, kas sa nagu ei riski millegagi ja jood rämedat hapet või siis nagu riskid kuni seal 10-aastase vanglakaristusega ja jood siis valmistoodangut, siis sa ikkagi valid nagu selle riskivabama variandi. Niisiis, senised korgijoogisõbrad, kellest mõnigi oli ehk läbi töötanud Georg Kingissepa farmakoloogia õpiku, avastasid, et narkoköögiks, kus GHB-d valmistada, võib olla inimese enda organism. Nii veres kui maksas on siis ensüümid, mis siis üsna lihtsal moel uundavad selle GBL-i, mis on lahusti ja tööstuslik kemikaal, inimese jaoks erinevaid seisundeid sõltuvalt kogusest tekitamaks GHB-ks. Ja selleks ei olegi vaja mitte midagi muud teha, kui see sisse süüa, kas siis maksas või veres või ka ütleme seedekulglas, ka mõned bakterid, kes seal elavad, suudavad seda teha. Hoogsale selgitusele lisab Postimehe teadustoimetaja ka hoiatuse.
Ma arvan, et lonksust piisab, et nii-öelda selle ühendi letaalne doos oleks juba küllaltki lähedal, rääkimata siis sellest, et sõltuvalt organismi seisundist pidevalt tekib juurde GHB-d ja nagu me neurokeemiast üldjoontes teame, on see, et kui mingi organismi mõjutav ainefoon on pidevalt olemas, siis tegelikult aju, mis peab sellega kuidagi toime tulema, küll ta sassi läheb. Vanad narkosõbrad muidugi teavad, et puhastusvahendit tarbides on kogused ülimalt väikesed, suisa pipeti või süstlaga mõõdetavad. Ma mäletan, 1,5 milli vist ma panin ühe laksuga endal alla. Nagu pipetiga kuidagi joogi sisse? Süstlaga, ei, suhu otse. Otse suhu? Ja, et see GBL on tegelikult puhastusaine. Absoluutselt, ja eriti karm puhastusaine. No täpselt, see on eriti karm ja kujutad ette, et mina siis panen endale selle suhu ja seda ei saa niimoodi otse alla neelata, see kõrvetab sul kõik ära ja siis sa võtad kohe endale midagi peale, et sa saaksid selle alla neelata. Muide, kuna esmaotstarbe järgi on GBL ikkagi tõhus velgede puhastamiseks, siis kutsutakse ainet ka narkoringkondades veljekaks. Politsei ja tolliametnikud vaatavad ülima tähelepanelikkusega, kes ja mis otstarbel ainet maale toob. See ei ole muidugi kerge, sest kõik, kes vahele jäävad, üritavad seletada, et tahavad midagi hirmsasti puhastada. Tihti kohtame seda kaitseversiooni, et see ongi mõeldud äritegevuseks või majandustegevuseks, et kas siis kuskil autoremondi töökojas või siis tõepoolest nii-öelda värvi eemaldusena, et kuidas me siis tõendame ära, et isikud seda narkojoobe saamiseks kasutavad. Idee poolest peaks kehtima ka kokkulepe, et GBL-i tootvad firmad ei müü ainet suvalistele isikutele. Aga ega see sõltlast peata. Tolliameti uurimisosakonna narkotalituse juhil Raul Koppelmaal on selle kohta rääkida näide. Elukaaslased otsustasid tellida vahetult oma elukoha lähedusse pakiautomaati ja siis ikkagi läksid koju ja siis valasid ümber ja nad väidavad, et nad müüsid ka või andsid ka sõpradele tarvitamiseks. Et kui me tegime kodus läbi otsimist, siis me leidsime valmis doosid juba, mis oli mõeldud nagu ühekordseks annustamiseks. Eks politsei ja tolli töö on pannud puhastusaine sõltlased teisiti käituma. Kodusesse postkasti ei julge enam keegi GBL-i tellida. Aastal 24-25 nad pigem tellivad teistesse riikidesse GBL-i, näiteks naaberriikidesse Lätti või Leetu või üldse sõidavad Lääne-Euroopasse, kas Saksamaale, Hollandisse, Belgiasse ja siis toovad siis auto või rahvusvahelise bussitranspordiga aine Eestisse. Nagu elu on näidanud, ega sõltlane naljalt ei loobu. Jätkab kõige kiustega õudsa veljavedeliku tarbimist. Ja Martin Willems jätkab sealt samast autokabiinist kogemusnõustaja tööd. Ta aitab neil, kes ei suuda kuidagi GBL-ist ega muudest narkoainetest loobuda, ellu jääda. Ja pigem nagu kuidas hakkama saada või kontrollida tarvitamist. Ma ei pea nagu seda täielikku loobumist ainukeseks võimaluseks. Ma arvan, et paljud inimesed ei ole selleks valmis ja elu näitab, et selle peale surumine annab palju rohkem negatiivset tagajärgi. Arvi Raid, kes on GBL-i ja muude halbade sõltuvuste tõttu koguni 6 korral vangis istunud, on nüüd suurematest pahedest vaba ning üldse muutunud inimene. Ja tänab ta selle eest muidugi kõige vägevamat. Tänu Jumalale, et mu endale ei juhtunud midagi, sest see, mida ma enda kehale tegelikult korraldasin, et see on mürk. See on sama, et ma ei tea, mida endale sisse valad. Olgu siis öeldud, et kõik see, mida nägite, on näidatud hoiatuseks. Võtke teadmiseks, hoidke eemale ja käige kaarega mööda. Tavalisel inimesel, kel pole soovi pikemat aega oma suurepärasest elust vanglas istuda, ei ole mingit põhjust omada GBL-i sisaldavat pesuainet. Ja kui te tõesti tegelete puhastustöödega, siis nagu ütlevad spetsid, leidub turul tänaseks ka odavamaid ja ohutumaid analooge. Olge siis mõistlikud ja kohtume taas nädala pärast, teisipäeval kell 8:30.